No nii, tere, mina olen Tuudur, järjekordselt monteerisin ühte videot, see hakkab X kohast pihta ja ma mõtlesin, et ma teen talle väikse eelloo nii-öelda, et läksime siis sõpradega, mõtlesime, väike jalutus teha kuskil Tartu kandis. Sõitsime välja Tartust, läksime Võrtsu ääres, kuskil käisime söömas, lõpus jõudsime kuskile Kohila külje alla. Olime õhtul seal. See video, mis nüüd vaatama hakkate, hakkab siis pihta selle järgmise päeva hommikul, kuidas me siis Kohila kandist hakkame tagasi koju jõudma. Nii et head vaatamist. No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt. Olen siin Kohila kandis ja pean hakkama Tartu kuidagi saama ja jõudma. 2 õlut on siin kaasas. Aga see granaatjõu nice. Suurepärane. No muidugi me oleme ikkagi allegagi toodangut rohkem joonud, aga okei. Nii, võtame siis joogid kaasa ja tõesti vaatame Urge küla enam-vähem on siis see koht. Mis on ka tegelikult seal pool. No natuke tükk maad seal pool, aga noh, oleme Eestis. Aga ütleme nii, et mul on juba sellest kõndimisest kapp ees. Jah, saan väga hästi aru, jah. Ma arvan, et me oleme Kohila külje all põhimõtteliselt on ju vist. Oled seal, kus olema pead. Lõpuks. Siin on siis suured teehitused toimuvad, aga meie läheme tegelikult hoopis siit. Mõtlesime, et lähme otse, et hakkame teed minema, et huvitav on ka võib-olla. Ja õlleks, Okaanek Pilsner, ma ei tea, minu jaoks on okei see, et lõikame siit kuskilt läbi, tead. Kuskil 4 kilti peaks olema, näed. Mehed juba sealt lähevad. Mul on muidugi lühkarid jalastena, aga loodame, et siin väga palju puuke ei ole. Ops, oi kui hea on jälle uuesti liikuda mõnda metsa, ütleme siis looduse radu nii-öelda. Et see linn on ka äge muidugi, aga noh, see on teistmoodi. Naati kasvab siin palju, neit on ju, jälle. Väike lonks ka, et siis saab väikse tuju sisse ka, tead. Oh, väga hea, värkendav. No nii, kõnnime ja vaatame. Kas tead, mis see sinine taim on või? Loomulikult, see on külma mail. Jaa. Kuule, aga praegu ongi maikuu ka ju. Kuule, see läks väga hästi kokku. Igal juhul, eks siuke väike alati loodus kõndimine on ka, eeldab siukest teadmisi. Mina täiesti ausalt, et mul natuke vajaka jäänud, et sellest ma ei mäleta kõiki asju enam. Aga õnneks on seltsimehed kaasas, kes tegelikult taimi vähemalt ühte tunneb. Üks vend tunneb ühte taimi, et see on nagu hadži seegi tead on ju. Mõtle, 3 peale saame 2 taime ja niimoodi ongi. Ja kui tulevikus tahate kaasa kõndida, võtke ühendust ja siis saame, mõtle 50 venda kõnnivad, 50 taime, kurat. Okei, nüüd jõuame varsti metsani. Et lihtsalt mul on point see, et mul kodis pole rohkem ühtegi õlut. Et see on nagu veits miinus, aga... Ma garanteerin, sinna ma viin teid. Okei. Mul endal ka vajad. Jaa, et õlut saame. See on super. Jõudsime siia natuke võsa vahele nii-öelda. Aga no, isegi metsaks nimetada seda tegelikult. Aga, jah. Hops, siin on kraav tehtud küll, aga huvitav, et kraav on täiesti kuiv. Kuulete juba, metsloomad juba laulavad. Läheb veits vesisemaks, madalamaks. Näete, siin on koostöö. Käib kogu aeg igapäevaselt, mis on tähtis. Hops, ei läinud ju väga üles. Kuna hakkab järjest rohkem meenutama see otse retke, kurat. Me tegime Tommi Itiga. Aitäh teile sellest, see oli päris lahe rette tegelikult. Veel midagi teha koos. No nii, selline... Nimi on see You took the wrong turn. Jah, oi. Igal juhul selline võsa, nagu ennem siin konstateerisime fakti ka, et see on tegelikult Eesti mets nii-öelda. Ja väga rikkalikud tõesti haavad, need on lepad, haavad, pajud, mis enamus neid just nendest koosneb see värk. Nii. Kus kohast te minna tahate? Tahtsid tulla ju, lähme. Ei, mina vaatasin, tuleb väike rada, aga ei või vabalt ka siit minna, aga vaatame siit edasi. Näed, avalik. Väike avar koht. Täitsa mõnus juulut oleks võtta siin ju. Aga sul on ka lühkarid, jah? Et praegu peaks olema see hooaeg ka, kus puuke tegelikult väga peaks olema. Siin kandis ei ole minu arust puuke väga. Jah, keegi ronis. Okei. Jaa. Kased ka näed siin. Mis see kaska oli? Petula pendula vist äkki oli ladinakeeles, jah? Nii, juht on seal. Et teil energiatase alla ei läheks. Siis sööge seda. Aga see endale? Mul on kotis veel. Okei.
Kiks, magus, süsivesikud. Et üks esimesi suuri takistusi tegelikult. Kraav. Ta ei ole suur, aga selles suhtes. Võtame jalanõud jalast ära, võtame ennast russikute peale ja läheme siit veest läbi. Äkki see on kuiva jalaga üle, kosti ära võtma, siis vaatame. No nii, kas sellest piisab? Seda ma ei tea, aga vaatame. Ma pean siit kuidagi tegema 2 hüpet. Oota, panen jalad nii pidi. Ops, nüüd pean paremaga sinna. Hästi kiirelt. Või saan äkki siia minna või? Ops, niimoodi. Okei, see vajus läbi. Oota, painetan seda oksa nii kaugele kui saan. Parem jalg, vasak jalg, peaaegu üle. Oi, nii. Sain läbi raisk. Sorry, läks natuke aega, muidugi natuke kiiremini vist. Aga sain üle kraavi ilusti kuiva jalaga. Natuke liiga palju vaeva võib-olla siukse väikse asja jaoks, aga niimoodi käib see värk. Uus arendus nii-öelda, mis tehakse siis ja ma ei tea, kas on Rail Baltic jaoks või on tehakse uus tee vist. Nõges vist korra kuskilt sai ikka pihta nad. Paar korda sain nõgese pihta, jah. Üldiselt jalad korras. Jalad kuivad, mis näed siis. Kunagi Vietnami sõjas olid jalad mered, siis sealt tekkis igast infektsioone. Siukse asja siin ei tahaks. Siin on ka, Eestis on ka ju kuradi röövkonni asju, vaata, kes imevad see nii-öelda tühjaks. Nii, aga kas tõesti jõuame kuskile? Tsivilisatsioon lõpus välja. Kanaalid ka väga hästi hakkama saanud. Juht on meil seal ees. See on mingi orhidee vist või? Maabumine või? Nägid orhideesid või? On vist kaunis kulking, jah. Kas see on Rail Baltic või? Et siit hakkab kunagi rong liikuma ja sellega saate Iklasse. 2030 saate Iklasse sõita rongiga Tallinnast. Ökoduktid vist on need või on veel sillad päris, ei tea, see on vist ökodukt äkki esimene. Taga on sild ka, mitu silda isegi. Jõudsime selle trassi peale välja. Aga võtategi päikest siin jões, jah? Kuule, aga sul on ka päris hästi jalad ju. Ja ma tänan, jah. Ja nüüd need matka siis sokid nii-öelda jäävad siis maha siia meist. Ja sellesse sama auku, mis on Mareki auk. Mitte kusagil üheski mujal kraavis nii ilusat auku kui see ei ole olemas. Selle Marek ise oma väikse jalaga teinud. Ja selle auks lähevad sinna siis meie sokid. Aga viskame kivi peale, viskame kivi peale äkki sinna või? See on nagu kinnistub ära, vaata. Teeme niimoodi. Kuule. Nurga kivi Rail Balticule. Nii. Ilus, hästi, jaa. Tehtud. No nii, leidsime tee ka tegelikult üles. Siit läheb maja kõrvalt ilusti. No nii, tulime siit, väike rajoon, see on tupik tõesti on. Hetkel veel raudtee juurde välja, nagu meile väga mugavalt. Kohe on tehtud tee. Hops. Läheme kohe kiirelt üle ära. Nii, ja väike rada ja see lähebki arvatavasti sellesse Kohila alevik ja alevid on hästi vähe Eestis. Ja hästi väike kuusik siin on võib-olla kuuseriisikat mingi hetk olla või midagi. Aga see on juba sügise poole. Esimest korda ka sinna, et selles mõttes, et minu jaoks on väga põnev see kogu värk. Väga ilus koht. Vaat see on täpselt siuke, et siia satub ainult see, kes elab siin. Et saad siin, meie ka muidugi. Kuule, leidsime uue plaani endale. Kas võtame kõigepealt? Vaipade näitusmüük. Kuule, kirikus käime enne, lähme sinna. Aga me peame kirikus läbi asuma. Aitäh teile, me saime info edasi, me läheme kiiresti läbi. Väikses elamurajoon siin ka. Et eks see valglinnastumine toimub igal pool, kuigi Kohila tegelikult ei ole linn, aga no nii, vist on esimene eesmärk hakkab täituma. Pood ja õlu. Isi on kirik on teisena. Sild on seal. Üle silla oleme ka või? Okei, väga hea. No nii, kohalik tead tahvel ka, et nagu ikka olen vaadanud. Kella lõunast peame olema kohal, saame selle ära vaadata. Ja. Plaan on paigas. See hakkab kell 12. See hakkab kell 5, see on üks väga äge asi. Teen reklaami, see on väga äge asi. Kell 5 oleme seal ja siis tõenäoliselt, siis pole mõtet koju minna, sest et 22 hakkab juba see pihta. Siis tõenäoliselt läheme siia ja siis on... Niimoodi on, jah. Ja mina tahaks seda sumbat teha ka mingi hetk. Oota, sorry, me tuleme 6. juba siia. Järgmine laupäev. Sadu, Singer, Vinger, Vaiko Eplik. Päris suured nimed, jah. Kirik paistab. Näete siit, jah, niimoodi, jah. Ja mõtlen Artvaali džinniga veel vaheliseks siia, tead. Õlut on joodud päris palju ka, mis on okei, ikkagi hästi. Ja teeme selle ära ja siis vaatame kirikusse ja siis juba edasi. Kohila nii-öelda siis alevik on ta ikka vist ja edasi sinna sööma kuskile, tead. No nii. Kirik paistab. Vaatame, kas sissepääs on meile lubatud ka. 24 mai oli. Kindel, et lahti on. Kuuled, see on õiguse kirik esiteks, ma arvan. Kirikusse, see õiguse kirik, me praegu ei saanud sinna sisse, tõesti. Ma
arvan, et see on üks kirik veel. Ja kindlasti on. Näete, kell on, see on õige või? Mul on patareid tühi. Pange paus, lugege. Ja oota, mis jõgi see nüüd oli siis? Aga ilus sild, ma panen kohe selle... nii või? Karp on... Paksukojaline, okei, ja. Kärestikkulistest kohtadest neid leida. Okei. Kohila gümnaasium. Nagu näha ilusti korda tehtud asjad. Et trenni võimalus olemas nagu ikka. Ja ma ei pea isegi alla panema. Keila jõgi oli see. Keila jõgi läheb läbi siit siis Kohilast. Nii et tõesti ausalt. Ma olen Kohilast tegelikult ise ka nagu niimoodi trippimas esimest korda. Et üliäge tegelikult võõrad kohad. Mulle tootult meeldivad. Keegi Kohilast on. Pange like või kirjutage. Võime kokku saada kunagi. Teha mingi hästi tripi ka. Igal super. Aga olgu, otsime siis mingi söögikoha. Võib-olla uue kiriku. Veskibaar. Et pange paus, mida loen ka hiljem, sest praegu ei jõua kõike. Et igal juhul siin on restoran, nii et teeme väikse söögi siin ka siis. No nii, jõudsime veskibaari on ju. On seda hästi, jah? Näete, seal on ka siis voolab. Kus kalad üle ei saa hästi, on ju? Ei saa, jah. Mitte üldse. Siis ma ütlesin valesti, ma ütlesin, et 7 meetrit hüppavad lõhed, aga hüppa nii kaugele ju. Ega vist. Kõrgele tähendab. Igal jah, te väikse söögid siin, väikse õlled ka. Supid on olemas, õlled olemas ja nagu ikka nagu öeldakse, et ilma, kuidas öeldakse, seamoodi. Seamoodi sööda, jah. Jah, aga see ljanks näeb väga hea välja. Lõhn on ka väga hea. Ja mulle meeldib koor ja sibul, see roheline sibul. Minu jaoks on super see väike touch jukke. Lusikas on täiesti olemas. Ja... Kas ta seisab ka püsti supis? Seda võin proovida, jah. Aga see vist tänapäeval ei ole see nii toekas argument. Ta ei seisa selles mõttes, kui nii võtta, jah, aga mina ütlen täiesti ausalt, et minu jaoks see ljanks on ka üldiselt kõige parem supp. Nii et ja see tundub päris hea, et see lusika seismine minu jaoks väga ei morjenda, aga kohe seda varsti saame teada. Aga kõigepealt tuleb teha ära need. Kuulge, aga siis hea pühapäeva. Tükk aega on mööda läinud tegelikult, aga õlled muudkui jooksevad siia meil letti. See on Premps, on ju? Kell on 6.02. Jah, kell on 6.02. Alustasime 10.12. Jah, aga tegelikult see Premps on päris hea. Midagi pole öelda. On küll, jah. Keskmine? Keskmine, Harju keskmine. Mina tunnen rõõmu selle üle, et mul on 3 õlut. Veskibaar, igal siin oleme, jah. Et täitsa äge koht. Nii, panin siia selle, mis on siis tableti, mis peaks vee puhtast tõmbama, aga näete, kus on vähenenud. Üks asi see ja teine asi, see on ülirõveda maitsega, nii et ma soovitan seda, et vee puhast tablette ärge pange õlle sisse. Et see mõjub nagu kehal ja vaimule halvasti. Aga muidu õllu on hea ju. Muidu on hea. Jaa. Igal selline värk, et tõesti, et kes tahab tulla, tulge Kohilasse, vaadake see koht üle, veskibaar. Ja saate aimu, kui äge see koht tegelikult on. Vabadusvõitlused langenatule. Et kausamas jah, et tõesti siis, et vabadussõda 1918-1920 kestis ja seal siuke võitlus käis. Ja ausamas ka, siit on ka pärit siis inimesi, kes eest kandsid hoolt, et riik oleks vaba olnud. Aitäh neile, teile, kõigile. Aitäh päriselt. Train station! Nii, ja ajal oli see. Väikesed õlled. No nii, mõtlesin plangi väikese vahele saad siia. Et tõesti, aeg on edasi läinud muidugi. Mõne minutis on see vabas platsil. Ja nüüd läheb edasi juba, siis vaatame, mis meil pakub see Kohila nii-öelda Vikva Alev. Oi, raisk, kõrge maja raisk. Ja siis otsime üles rongijaama. Väikse poes väikse tiru ja siis juba läheme edasi järgmiste kohtadesse. No nii, jõudsime raudteejaama, raudteepeatuse õigemini. Kohilist tõesti nii palju ringi käia ei saanud, tegelikult kui oleks vaja olnud. Tallinnast Tartusse saame mingi hetk peale või. Tegelikult võib teinekord tulla pikemalt ja ringi vaadata. Selline seiklus praegu ja siis, ma ei tea, Tallinnast Tartus näen teid ka. Võtsin plangi vahel tead. Pakk on päris hea tegelikult. Ta on nii õlle, ta kõhu veits punni, aga tegelikult on täitsa okei õlle. No nii, rong tuli, läheb rongi peale.
No nii, jõudsime Tallinnasse tegelikult välja, aga vaatame, mis saab. No nii, uuest Tallinnast tagasi. Suvel käisin ka siin, et sama siis Teeskivi see värk on ju. Aga päris lahe möll käib, see on super. Pühapäev ka. Peab käima. No siia või? Tervitused, me teid ei tunne, aga kas me tohime siia lauda istida? Ei kuule. Tundub, et teeme väikse õlle siin ka, siis tuleb välja järelikult. Mis on siis? Konnas, jah? Konn ja... No nii, tere hommikust on juba järgmine päev ja olen Tallinnas endiselt. Ja üks teine sõber läks juba minema. Pean ka nüüd tee kuidagi siis kodu poole leidma, aga ma ei tea veel kuidas ja ma ei tea kuna. Aga ma vaikselt siit vaatan, niimoodi lihtsalt avastan. Näeb, pesu kujab väljas ka, see on ka äge. Siis pean vaatama, kus ma üldse olen. Nii, siin on mingi suurem tee. Sõle tänavas olen, okei. Instinkt ütleb siiapoole praegu minna, aga harlik hobukastan, õitseb. Varsti kastanedki küljes. Kas siin ei olnud mingi Pinksi turniir, ei olnud kunagi siin kuskil või? Kas on olnud mingi Pinksi keskus või? Ma nagu mäletad, et kuskil siin kandis oli mingi see värk. Ma ei tea, kes teab, see võib kirjutada. Nii jõudsin Maxima juurde, et võtan väikse... Tuleb vist midagi teha, väike õlle tuleb teha, ühe X-iga Maxima, aga noh, selles mõttes mul tegelikult piisab. Tegelikult võtsin selle kõigepealt alustuseks, võib-olla see on mitte alustuseks, aga lõpetuseks võib-olla isegi. Näete, ma olen kuskil siin ja et siis jah, ma liikusin ka tegelikult, ma ei tea, igal juhul jah, ma just vaatan seda, et võib-olla lausa liikuda niimoodi, et lähen ranna kaudu, merd näha ka, kui ma juba Tallinnas olen, Stroomi ranna juurde ja kuskilt siis äkki siit tagasi siia Balti jaama poole või, on nii loogiline või? Või oota, või läks siia sadamasse üldse või? See on ka teine plaan tegelikult, kui nii võtta. Kuule, ma lähen sealt võib-olla, igal juhul, plaani otseselt ei ole, aga vähemalt väike jook on olemas, nii et hakkasin mingis suunas minema, selles kohe otsa varsti. Päris hea tegelikult, vahepeal on päris head. Sealt tulin, ma arvan, ma lähen kuskile mere poole tahaks nagu jõuda. Aga ega ma täpselt ise, ma pole seda ühtse kaarti vaatasin sealt jah, aga ikka otse edasi panema, mis mitte paremale keerama on ju. Aga mis ma küsin teie käest, mina pean seda kõik läbi tegema, te näete videot võib-olla. Siis selleks ajaks ma olen juba, ma eeldan muidugi, olen elus ja olen Tartus. Mis on väike linn. See on mingi mängutuba. Kuule, kas see ei ole see tänav, kus seal tehti see uus, kus Stroomi ranna poole saab või? Võib-olla see või? Ja see on see Volta rajoon, ei ole seal otse edasi või? Kui ma õigesti nüüd, sest ma olen ikka käinud küll siin minu arvestus ju. Tuttav koht on küll vähemalt. Arvatavasti vaatajad, YouTube'i kanali vaatajad arvatavasti. Andsid märku. See oli see male koht, male laud oli seal on noh. Ja, okei, siis ma tean, kus ma olen. Väga hea. Kuule, asi lahenes päris kiiremini, kui ma olen osanud aimata tegelikult. Ja tõi väga lahe niimoodi. Ja siit vanasti läks, vaata jah, see raudtesild või? Ta on siin pajutamist midagi või? Sealt läks üle muidugi vanasti vist on ju jah, ja nüüd on maajusid jah. Ja, seda ma tean. Ma lähengi siit siis saan sinna kesklinna poole ja Balti jaama poole ja ühtlasi ka siis mere poole. Väga hea. Miks ma ütlesin Volta? Krullipark on see, seda ma mõtlesin jah. Vanasti mingi Kossu väljak oli mingi asi, kas seal on siiamaani või midagi või? Või korv oli mingi, mälet mingi korv oli kuskil siin. Krullipark jah. Võib-olla Volta tänava ka siin kuskil, ma ei tea, igal juhul. See oli mingi korv kunagi, enam vist ei ole ja sul tuleb välja, igal juhul okei. See park on päris äge, seal oli ägedad need, kui ma õigesti mäletan seda kohta nüüd jälle. Nagu siuke raudtee nagu istumiskohad nii-öelda. Ühed džinnid on seal veel nii-öelda kiirelt, rahulikult tegelikult. Nii, Pinksi laud on seal on vähemalt normaalses kohas selle mõttes, et on ruumi liikuda minusuguse mängijal. Aga näete sellised kohad, vaatame sealt kuskil väike istumine ja näete, siin on veel täitsa siseinterjöör ka. Ma teen seda sama ühe veel. Ja siis mingi hetk peab õlle peale üle minema muidugi, et neid palju ei taha, on magusad suhteliselt. Et pean nuuskama, andke andeks. Väga hea. No nii, väike džinn kui jõudnud siis. Krullipark, jah, huvitav koht, selles mõttes, et ma tegelikult ütlen täiesti ausalt. Ega ma täpselt aru ei saa, mis siin toimub, aga siin on kirjas ka nii, et kes keda huvitab siuke asi, siis saab siit vaadata ka, aga mul oli õigus. Ikkagi on see Volta ka siin. No nii, sealt taga, ma ei tea, kas te näete, aga kas tõesti petavad minu silmad või teie andis seda minu naine? Igal juhul, kas seal on meri ja seal taga või?
võib olla loogiline see või? Ei või või? Ma kunagi selle suunal mõtled, et mere välja jõuda ja kas tõesti? Okei, siit nagu otseselt ei paista, aga tead, ma lähen läbi pargi ja vaatan äkki tõesti jõuan mereni välja ka, et see on nagu lahe. Ja ongi meri seal ju. Selles mõttes läks nagu täppi, aga mul tegelikult plaan muutus siin korra. Ma kirjusin sõbrale, et võib-olla hoopis teema juurde korra tegelikult. Et kasutada ära ka nagu kvaliteetaega sõpradega ka. Ma korra vaatan mere äärest läbi. Vaatan mere äärest läbi, mis kuradi lauses oli. Ja siis leian mingi poe. Võtan mõned külakosti midagi kaasa. Ja nii lihtne ongi. Peaaegu mere ääres väljas. Meri tuleb kõik ära näha. Nagu maakas räägin, vaata. Satun Tallinna, siis merd on vaja näha. Jõed on kõige imelikumad, järved on ägedamad ja meri on kõige ägedam. Ma loodan, et see ei solvanud kellegi tundeid. Ja meri on ka siin ilusti näha. Ja jess, mere ääres ka välja jõudnud. Nii-öelda paar päeva hiljem Tartus tulles kaart, nagu ikka. Liikumisrada on siin täitsa olemas siuke asi. Okei, seda te kõik, ma arvan, teate juba ka paljud inimesed, aga lihtsalt jah, et korra siis see ka ära markeerida, et siin on ka nüüd käidud ja vaadatud meri ka. Ma liigume sealt edasi lennusadama juurde ka päris, aga lihtsalt, et korraks nautida seda merevärki ka. Ja kui ma õigesti mäletan, minu arust siin, kes Speed oli ka siin, I Show Speed, vaat see YouTube, see streamer oli ju siin ja selles saunades siin. Mingi selle sama sild läks katki äkki või läks sealt midagi katki ka oli, jah. Midagi siin juhtus rahvamassile tohutu, näete, Hartvalli džinn kõigest olemas seal niimoodi. Näitab teed õiges suunas. Poe leidma kuskilt, aga noh, ma arvan, et tuleb ikka, Tallinnas peaks pood olema. Suur tõll, selle peale ma olen ka sees käinud, aga praegu ei viitsi minna sinna tegelikult kausale, ma tegin joogi lahti ka just. Et aga seal on päris huvitav, need kajud olid päris pisikesed, et tõesti seal lühikesed mehed pidi olema seal laevades ka. Või noh, pidanud, aga hästi siuke, kellega klastrofoobia, siis võib-olla see ei saaks olla siin. Nii, siis siin lavab mul esinenud kunagi hästi ammu, võiks kunagi uuesti teha muidugi. Aga jah, selline laev ja noh, see on tüüpiline koht siin, et kui inimesed käivad nii-öelda aega nautimas ja peredega ja täitsa mõnus tegelikult, see on fine ja kõik. No nii, nüüd juba jõudsin siia, siis noh, näed, Pirita see on seal vist on see, või noh, linnahall või kuidas nimetati või. Mitte Pirita, on linnahall, oli see nimi vist jah. Et nüüd ma poe leidma järgmisena, sellepärast, et see on mul eelviimane. Ja ei taha ju jänni jääda selles mõttes tänapäeval öeldakse ka veel ja oi jah, päris ägedalt tehtud need uued majad ka siia. Arvatavasti hästi kallid korterid eeldaks nagu. Noh, kõik on kallis Eestis. No nii, siin kuskil mõni pood ikka olema peab ja on loogiline ju sadama juures. City Alko, kuule, see hakkab minema õiges suunas juba vist. No nii, mõtlesin äkki midagi süüa ka võtta, aga vahet ei olegi söök, ei olegi tähtis tegelikult, polegi söönud tükk aega ka. Et City Alko toitis hästi, pilku on käes, midagi pole teha, Tartu see Allekoki pilsen on hea lihtsalt, noh, joon ikka seda, loodan, et ärge Tallinnast halvasti mõelge, siis Saku õlled on ka, osad on päris head tegelikult, kõik, noh, kõik pole veel kadunud. Liikun edasi kesklinna poole, no nii, hakkan jõudma siis kesklinna poole ka, Piisner endiselt on käsil, no nii, nüüd juba täitsa kesklinnas, igal juhul näete, oleski nagu täitsa keskajal tagasi, vaata. Hobused ja möllussörgid, värgid. See tundub nagu vaiksem täna, ma olen siit. Sest ma ei tea, kas nii palju teate, et ega mulle see rahvamassid mulle ei sobi, ei istu ja et veits olen siuke agorofoobik nii-öelda, aga ainult siis, kui ma esinen, siis on okei. Väike õlle teeb ka. Parandab seda asja kõvasti. Meeldivad rahulikud kohad, rahulikud vaiksed tänavad on kõige ägedamad. Ferrum on raud, on ju, jah. Raua galerii põhimõtteliselt siis, kes ladina keelt oskavad sama hästi kui mina. Kui ma läksin sinna kaitseväkke, läksin aega teenima, siis ma kirjutasin, et mis keeli oskate, kirjutasin ja mis vastab ka tõele, eesti, inglise, saksa, ma panin vist vene ka, kuigi vene keelt, okei, seda valetasin, vene ja ladina panin ka. Ja ladina keelt ja ma olin vist suht ainuke vend, kes ladina keelt rääkis selle kaitseväes. Praegu on nii hästi mäleta, aga võib-olla selle vana-kreeka keel on isegi rohkem võib-olla isegi praegu peas. Järjekordne klassikaline koht, kus ikkagi tehakse pilte ja asju. Pime ei ole seal, kui see ees on, mis paistab läbi, okei. Nii, ma pean liikuma siis kuskile sinnapoole, sest need 2 torni, kus paistavad sinna, jah. Nüüd jõuan sõbra juurde, seal on filmi võib-olla ei hakka, aga siin kandis praegu olen ja see pilsen on päris hea, tegelikult see külm pilk on hea.
aga nüüd läheb soojaks ära, lõpp ei ole võib-olla nii parem. Kuidas koju pärast saan, seda siis näitan ka, kui ma saan koju mingi hetk kunagi. Sõbra juures käidud ka, veits ajasin juttu, tegin paar õlli ja nüüd mõtlengi, mis rongi peal ma lähen, mis kellase peale. Et teen väikse jalutuse veel Tallinnas, niikaua kui valget aega nautida saab, seda tuleb ära kasutada. Paar õlli veel ja siis rongi peale tagasi juba. Nii, kas on see Schnelli park, ei ole see või? On vist või? Igal juhul hobukasta veel näed. Ma olen vist viimase rongiga Tartu tagasi, 21.10 läheb rong, aga praegu on vaba aega, et vaatame, mida teha siin, hetke jalutada. Kuhu see on valge. Teen väikse jalutuse, väikse õlle. See on küll täitsa mage, et siin nagu palju ei ole. Kurat, tahaks loopida praegu, jumalast mõnus oleks siukse vaataja kohas kosse loopida, aga no, see on küll natuke negatiivne miinus nii-öelda Tallinna kohta, aga noh, pole hullu, eks siin on positiivse asju ka, aga lihtsalt noh, paljud võiks olla ikkagi. Nii, Aleksander ka. No nii, lõpuks ometi kodus tagasi. Selle video sai, päris pikk trip tuli kokkuvõttes välja. Mõtlesin, et lähed lihtsalt, teed väikse tiiru kuskil Lõuna-Eestis, aga sattusin hoopis nendes kohtades, kuhu ma sattusin. Olgu, väike söök, paar õlli ikka joon veel, see on okei. Hoidke kerad kõvad, teie ka. Olge tublid ja toredad ja humal olgu teiega muidugi. Tšau.